Oota, aga Superstaari saade oli salvestab tegelikult või? Päriselt või? Nii teeme intro loo ka või? Noh Oleks pühin tatti ninast, nii külm Külm on resk Käed ka külmad. Kui sa kuulad seda suvel, siis naudi seda, mis sul praegu on, sest seda ei ole pikalt. Jah Rõvedalt külm on ikka. Kui sul õues on külm, siis on kinnasteta ja villasteta, sokkideta õues päris julm. Kui sul on aga õlu külm, kui sul on aga õlu külm, siis see on ju hästi tore uudis ja on väga-väga tore uudis. Aga veel on halb, kui lähed Egiptusesse ja seal on külm. Laul, mis ei jõua mitte kuhugi. Laul, mis ei jõua mitte kuskile, aga külm selle vastu jõuab igale poole sinu kaenla alla ja kurku, kui sa ei kanna salli. See laul jõuab varsti enda lõppu peale, sest et külmad on need noodid, mida mängitakse. See külm on ainult mõnikord hea. Võtab No nii. See laul ei kerinud üldse. Ei, beat oli väga. Beat oli hea, aga beat oli ka väga hea. Möödunud pühapäeval toimunud Eesti otsib superstaari. Oli pühapäeval. Kohtunike trio valimissaates. Seal. Õigus jah. Throwbackid. Oleme selle mingi kuu aja jooksul rohkem episoode salvestanud kui terve aastaga. Ma ütleks, et nädalaga oleme rohkem salvestanud. Tundub nagu mingi nädala vältel oleks on seda küll, jah. Aga sest ma lasen hilja välja. Jah, aga me oleme salvestanud ikka tihemini. No seda küll, jah. Kas me alati salvestame tihemini, kui saab podcasti välja panna või? Vaata, matemaatikatund vaata. Et aga tegelikult me saame salvestada 2 tunnist vahedega, aga sa paned samal ajal üles need. Siis on mõlemalt pidi võimalik. Jep, kogu aeg jookseb. Mida? Ma mõtlesin sellist asja, et nagu kas mõtle, kui mikrid toimiks nagu kaamerad selles mõttes, et kui sa pöörad kaamera tagurpidi, siis on ju pilt tagurpidi, vaata. Ja kui pöörad nagu mikri tagurpidi, siis läheb tagurpidi ja ekstra. Heli on tagurpidi. Nagu reversed, vaata, räägib. Tagurpidi rääkima. Pane praegu endal mikri tagurpidi praegu, vaata. Jah, vaata, ma proovin. Ja nüüd on kõik reverses, mis sa kuuled praegu, see segment. Ma võin jah, teistpidi nüüd selle mikri. Vähe veider ikka. Kurat, kuidas mikrid toimuvad ikka. Huvitav, jah. Ei saa aru tegelikult sellest. Aga Superstaari saatest rääkides, siis meil on uus superkangelane. Sipelga mees. Ant-Man võitis Superstaari. See on ju ammu see film välja tulnud. Ta pidi ju Thanosest sisse minema. Jaa, aga jaa, ta jõuavadki Eestis hiljem alati, vaata. Ant-Man tuli ka meil hiljem. No seda küll. Ja nüüd ta on uus Superstar ka. Jah. Palju õnne, mulle on tõesti meeld. Ma ainult finaali vaatasin, sa olid varasemalt ka vaadanud või? Mingi ühte saadet võib-olla, see kus nad Beatleid rüvetasid ja siis tuli sellega meelde see Yesterday film, mis see oli Beatlit laul või? Yesterday on Beatlit laul ja siis pärast seda Superstari saadet oli see film nimega Yesterday, mis räägib siis sellest, et eilsest päevast põhimõtteliselt eile veel oli just see eestikeelne nimetus siis kui Ant-Man veel ei olnud Superstar väga selline sümboolne muidugi, aga ühelt poolt oli see, et film rääkis sellest, et tüüp, kes tahab rämedalt muusikuks saada, ei löö kuidagi läbi, on ju, ja siis üks päev rattaga sõites jääb ta auto alla
ja mingi välk lõi kuhugi sisse ka vaata. Ja siis järgmine päev ärkab üles ja maailmas enam ei ole, keegi ei tea enam, mis Beatlesid on. Ma olen vist seda treilerit näinud kuskil. Ja siis nagu ongi mingi üleöö lihtsalt Beatlesid enam eksisteerivad. No need inimesed eksisteerivad, aga seda bändi eksisteeri. Inimesed on või? Davai. Ja siis mõtle, kui see olekki see vend Paul McCartney, siis näed mingi laval seda vend, ma mõtlesin, need on minu mõtted nagu. Oli see filmis sõuke juhtu? Ei olnud kahjuks, aga oleks võinud minna veel sügavamale. Ja siis räägibki sellest, et Beatlesid ei ole, aga samas mingid asjad on veel puudu, nagu mingi Coca-Cola, vaata. Mis selle Pepsi on olemas, aga Coca-Cola pole, vaata. Ja siis ta nagu mingi tegigi need Beatlesite laule siis ise, mis tal meelde tuli kogu aeg järjest. Ja sai mingi nädalaga mingi ülikuulsaks, nädal mingi Ed Sheeran tuli talle külla. Tegelikult. Ehk siis see film tõestas, et laulus on ikkagi asi. Et see alati hitib kuidagi. Et alguses nagu ei löönud läbi nende Beatlesite lauludega, aga siis kuidagi nagu järsku joppas mingi videoga. Ta alguses oli mingi, asi pole ikkagi lauludes, ta asi on minus, vaata. Mis laulud said populaarseks, asi ikkagi on lauludes, vaata. Oota, aga ta oli 1 mehe bänd või 4 mehe bänd siis? Üksinda tegi kõik asjad ära. Ja siis Ed Sheeran oli mingi, teeme laulu kirjutamise võistluse, vaata. Et 10 minti, freestyle, davai, tulen tagasi. Siis vanad oli muidugi selle Beatlesite looga tagasi, siis mingi Ed Sheeran oli mulle solnud, ta pole mingi, mis asja, kuidas see nagu tuleb välja, et keegi ikkagi minust on parem siin maailmas või midagi sellist nagu. Ja ma olen terve seda juttu rääkinud tagurpidi, sest mul on mikker tagurpidi ees. Paned seal tagurpidi. Okei, ma ei piina. Aga ja siuke fun watch, et nagu läkski selle Ed Sheerani eralennukesse, siis stewardess küsib, et tahad sa midagi nagu saada, siis ma can I have Coke please. Aga seda ei ole. Jah, ainult kui sa paned Google'isse Coke, tuleb ette Pablo Escobar nagu. Siis ta oli mingi Coke please, siis stewardess vaatas teda imelikult, siis mingi mõtlesin Pepsit. Ja siis Beatlesidest oli see film, vaata eile veel, mõlemad ülisümboolsed, sest ühes saates nad rüvetasid neid Beatlesite laule seal. No see, kes see teine finaalist oli see Chick, ta lihtsalt hävitas nagu selle, mis ta tegi, Let It Be'd või mingit siukest laulu. See on nüüd kelle laul? Beatlesite laul. Aga ma mõtlesin, et naine tegi Beatlesite laulu nüüd. Jaa. Aga tegigi või? Ei, mis asja? Ei, nagu Superstar saates laulsid Beatlesite laule. See oligi filmist enam? Ei. Ma ei ole vaadanud rohkem Superstar saates. Okei, seal ühes saates tegid Beatlesite laule. Ma mõtlesin, et sealt filmist tuleb mingi tšikk, kes teeb Beatlesite laule. Ei. Näid see tüüp tegi. Aga see oleks üli hea plotist olnud, kui nii mõelda. Ja siis jah, super. Mulle meeldis Christopher või mis ta nimi oli? See kes ka finaalis oli, mulle see üldse meeldib. Ta oli nagu mõnes kõige normaalsem nende asjast. Oleksin võita Ant, siis Neiu. See tšikk ei olnud üldse. Ei olnud üldse või? Ma arvan, ta oleks järgmine Keter-Jaani reaalselt nagu. Ei oleks. Keter-Jaani oli sama vana ju. Oli või? 9. klassis? Ta oli mingi 16 siis ju, ei olnud või? Ma ei tea. Ja siis vana käis Eurovisioonil värki, aga nagu meil on nii palju neid Keter-Jaanisid siin Eestis, et nagu Robin Christopher, pole mingust üldse. See on ka põhimõtteliselt Keter-Jaani. Ka 2 nime, Robin Christopher. Keter-Jaanil ka ju. Kas Keter-Jaani pole perekonna nimi või? Ei ole või? Või tähendab, ei ole ju. Jaani on perekonna nimi. On või? Ma mõtlesin, et see on ta pole mingi Keter-Jaani salupere või midagi sellist. Ma mõtlesin, et on. Ei ole. Mis asja? Nimetiiter ongi Keter-Jaani lihtsalt. Oota, ma guugeldan. See on nagu Tony Stark, no. Jaa, aga ma mõtlesin, et Keter-Jaani on sidekriipsuga. See on nagu sa ütled. Ongi Keter-Jaani. See ongi nagu sa ütled Karl-Erik Taukar, jah. Aga Karl-Erikul on ju 2 sees nime. Noh, aga sa ütle kunagi Karl-Erik, sa tead alati kas Karl-Erik Taukar või siis lihtsalt Taukar, jah. Või Uudo Sepp. Jah. Sepp. Sa ütle lihtsalt, Uudo mul ütle lihtsalt Uudo. Noh, sealt mul segadus tekkis. Aga Liis Lemsalu. See Lemsalu on ta teine nimi või?
Liis Lemsalu sepp või? jaa, ma sain aru. Tere küll. Ühesõnaga, sa oled rahul selle võitega? Jaa, Antiga olen rahul. Okei. Yesterday. Ja siis tagasi filmi juurde. Yesterday. See laul oli Mr. Beani filmis murust. Ma ei mäleta sellist asja. Mr. Beani filmist räägid. Ma mõtlesin, et sa sellest Mr. Beani seriaalist räägid. See oli seal, kus kõige esimene film, vaata, kus ta seda muuseumi läheb. Läheb jah, seda maali tegema. Tere, ma mõtlesin, et sa räägid seriaalist. Ma ei tea, kas see laul siis väljas oli. See on seesama Beatlesite laul või? Jah. Kas see laul väljas, et see oli? Ma ei tea, kui vana see. Ja kui vana see Mr. Beani seriaal. No siis ta on magavana. Ma ei tea midagi muusikast. Beatlesid ikka on päris vanad, jah. Okei. Tead seda, et üks vend on surnud nende seast? Prillidega vist või? John Lennon. See vist oli prillidega? Jah, siis teadsin. Ja siis kuradi... See lasti maha ju, vä? Jep. Miks pärast? New Yorgis mingi fänn vist lasi mahast. Tead Yesterday filmist. See oleks hea plott vist. Üks spoiler oleks selle kohta sealt filmist. Ja selle tüübi. Aga ma ei taha vist spoilida. Okay. Äkki keegi tahab näha. Samas see ei ole mingi kuradi Shawshank Redemption nagu siin. Olen näinud Shawshank Redemption? Ei ole. IMDb top 1 film. Ei ole näinud. Sa pole näinud Shawshank Redemptionit? Ma ei ole ilmselt treileritki näinud. Okei. Mine vaata Shawshank Redemption ära. Kohe praegu. Ja siis tule tagasi. Ja ma ootan siin siis. Kaua ta läheb? Kohe vaatame. Kuidas kirjutad isegi? S-H-A 2 V S Shawn Mendes. Hank. Okei, tuli juba. Ma vaatan endingu ära äkki või? Kõige põnevam osa. Eemaldab kuni 100% nähtavast. Ma ei tea, meil pole klappe ju. Ma hakkasidki vaatama. Hakkasidki vaatama. Ma vaatan treilerit. Mis aasta film see on? 99 julgen pakkuda. Ei. Jah? Jah, 99 peaks olema. 4K. Esimest korda oli 4K. No IMDb number 1 ka. Vaadake seda videot samal ajal, kui podcast käib, siis te saate ka selle 5D podcasti elamuse. Ta läks vangi, aga ta oli süütu vist on sellist. Kes see? See poiss või? Jah. Spoilerid ju. Ei või? Võib-olla jah. Ma ei tea, kas. Ja samas see on mingi 30 aasta vana film ja päris pikk treila. Vanast inimestel oli... Miks ma siin mikri juures ja vaatsed ei kuulnud midagi? Vanast oli inimestel rohkem tähelepanu. Ma leidsin selle treili. Nii põnevat. Treili kaugel mikrist. Okei, selge. Ja vaata, et on mingi vaikus lihtsalt. Ma olen nii lollik. Shawshank Redemption, jah. IMDb number 1. Vaatasime treilerit. Family Guy on isegi teinud paroodiaid sellest sitaks. Ma vaatan. Ma ei ole Barbit ikka veel vaadanud, kuigi mul lubas. Sa pidid tegema ju selle Barben punkti. Tere. Aga see oli eelmises episoodis või? Mis meil väljas üle või? Wrapped. Ma ei täna mõtlema, et seal oli mingi pealkiri juba välja mõeldud. Aju ma ei saa Wrapped või? Mingi asi Wrapped. Äkki see tuleb episoodist välja? Tuli küll just. Aga ma ei ole jõudnud sinna maailma veel. Podcast, kus me räägime eelmisest osast. Ossa raisk, ma lükkasin. Ei, ma läksin tooliga kogu aeg. Et see Spotify Wrapped oli jah, aga mis see veel Superstaari saade oli? Mis sa eile tegid? Sellest pidi rääkima. Ma kontakt anti nagu sellisele asutusele nagu Mondo, mis on mingi vabatahtlik liit. Kes andis? Swedist üks. Miks? Et videos kas osaleda või mingi video teha neile. Selle eesmärgiga anti kontakt. Davai. Ja siis kirjutasid mingi eelmine nädal, et me videot ei taha, aga tundud lahe karakter, et tule nagu meie nii-öelda saatesse, et reisile sinuga, et Mai Raunast viib läbi seda. Siis ma mingi, tööd ei ole vaata.
targemat ikka ei ole, jumalähmata. Ja siis eile oligi nagu 3 vabatahtlik oli siis seina taga, nagu riike esindasid. Ma ei teadnud, mis riigid need on, lõpuks oli mingi Uganda, Ghana ja Keenia. Aga alguses ma ei teadnud neid, vaata. Siis Maire Aunaste kutsus mind sinna istuma ja siis esitasin mingid ettekirjutatud küsimusi, 10 tükki. Ja siis lõpuks pidin valima selle riigi, kuhu ma tahaksin ise vabatahtlikuks minna siis. Nagu pimesi seina tagant. Nii, mis valisid? Ma valisin kandidaat number 2 ehk Uganda tuli mulle. Ta oligi nagu Uganda tüdruk või? Ta oli nagu käinud seal varem vabatahtlikuks, et see ürituse point oli tegelikult, et tutvustada seda vabatahtlike elu. Ja siis need 3 tšikki tutvustasid enda kogemust 3 eri riigist ja siis rahvas kuulas. Ma olin suht mõttetu jubin seal, kes küsimusi küsis. Seda oleks nüüd igaüks teha. Okei, kaua see kestis siis või mis see tervitamine? 2 tundi vist oli kokku. Või nagu alguses oli veider. 6 läksin kohale ja siis pool tundi istusin lihtsalt seal, nagu rahvas vaatas mulle on otsa ja ma istusin neile vastu. Ja siis mingi pool tundi tiksun seal lihtsalt, sest kuskil mõel polnud istuda. Ja siis 10 minti enne seda nii-öelda saadet pandi mind taha ruumi, kus ma siis istusin, aga kõik olid mind näinud juba, vaata. Aga peale seda oli chill. Maire nagu kerrib hästi ära. Ja Maire Aunaste tahtis, ütles, et peale seda saadet, et tahab maaga eraldi artikli teha Eesti naise ajakirja. Miks? Tal meeldis see spontaansus nagu, et ma teen mingid sellised asju, et ma nagu suvel Tšehhi hääletasin ja siis sealt kuidagi. Aha, kus ta teadis seda? Nagu ta nagu eile helistas siis ja siis pool tundi rääkisime, et nagu ta tahtis saada minuga tuttavaks siis enne saadet. Okei. Ja siis rääkisime ja siis ma rääkisin kas ta oli canceldatud ära vahepeal või? Kusjuures mina ei teadnud, keegi ütles ka mulle seda ja siis mul tuli meelde, et ta vist joobes peaga kuskil. Sõitis jah, mingi päisepäeva lihtsalt. Küll jah. Puhus mingi ülisuure promilli. Ja siis ta on nagu hullult canceldati ära, aga nüüd ta on nagu vaikselt tagasi ilmad. See oli nagu private event või nagu, tegelikult see oli avalik, aga seal ei olnud väga palju inimesi. Aga nagu ikkagi, et see vaata nagu Logan Pauliga oli see, kui ta ära canceldati, et ta käis seal kuradi Jaapani surnuaias, vaata. Metsas, jah. Metsas. Enesetapu metsas ja siis mis ta tegi, et ta tagasi pilti sai või mida? Ta lihtsalt vaikselt imbuski tagasi, ta ei teinudki midagi otseselt, aga ta imbus ja imbus, hakkas ta mingi boksi asjadega muud suunda, tõi võib-olla mingi mingit verd sisse midagi, vaata, et nüüd on täiesti tavaline jälle mingi kuradi solki lastele ja Praimi. No aga jah, millal see Maire ise oli? Ma tahaks öelda, et eelmine aasta, aga võib-olla hiljem isegi. Mida aasta? Tahaks öelda eelmine aasta, aga võib-olla hiljem isegi. Sest ma jah, nagu mul ei olnud see meeles. Siis kui keegi teine ütles, siis mul tuli ka meelde. Aga Maire näeb nagu 70 aastase kohta mega tuus välja. 70 on ta, vaata hell. Tal oli eelmine kuu oli ma mõtlesin ta mingi 55. Ta näeb küll välja veel noorem sellest. Ja kui mingi tuttav tahab, kohta kuhu ta tahtis minna Portugali autojuhiks, siis tal on vist autojuhti vaja või midagi tal oli vaja. Mairel või? Jah, asju vedada või ma ei tea. Mis see nimi, Mondo oli selle nimi? Mondo oli jah, see vabatahtlik asi. Ta oli mingi shoutout neile siis ühesõnaga. Jah. Sa tahad minna vabatahtlikuks kogu siis või? Ei, nagu see, kui mind kutsuti, siis ta ütles, et ka, et ära väga uuri meie kohta, et mida me teeme niimoodi. Et see võikski olla full surprise nagu mulle. Aga ma ikkagi ennem guugeldasin. Aga nagu oli surprise ikka või? Ei, nagu jah, ma hakkasin ise ka täitsa mõtlema, et why not minna. Ja siis see auhind mulle oligi siis mingi, et see on 9 kuud Ugandasse minna vabatahtlikuks. Millal? Enne, kui ma 35 olen. No see oli siuke, mul ei ole pilti sulle. Tasuta vabatahtlikuks, et sa saad süüa ja värki seal nagu või? Vabatahtlikuks saab tegelikult igaüks minna. See oli nagu naljaga siuke. Okay. Aga sa pead enne mingi koolitused täitma ja mingid süstid saama. Aga kas ise pead maksma nendest huvitav või? Ma arvan, et ei, kui sa oled vabatahtlik. Sa nagu teed ju üllama eesmärgi nimel. Ma ei ole uurinud. Kuigi peaks. Aga see Uganda tšikk oli lahe. Vot, see oli minu eilne. Uganda tšikk, ta oli eestlane, kes oli käinud, on ju? Jaa. Ugandas. Kuskil, oota, ma ei mäleta, kas see oli
Keenia oli number 1, Uganda, Ghanas, ma ei tea, kas kogu riigis või mingis regioonis süüakse kasse ju seal. Ja sellepärast ma valin number 3 kandidaati. Fuck that nagu. No samas vaata see nagu Hiinas koerte söömine ka. Et me küsisime, vaata, meil oli see koolis oli see hiina keele õpetaja. Sul võtsid ka seda või? Jaa, ma tegin hiina keele eksamisega. Aga ma ka? Ei, oota, eksamit ma teinud. Mis ma tegin? Geograafia või midagi. Üliperseneks. Ja siis küsisin, et miks te koeri sööte, vaata. Nagu, mis komme see on, nagu ta põhimõtteliselt nagu ülifine tema arust, et koeri süüakse. Siis ta ütles, et aga vaata, osadel inimestel on just sead ka koduloomana nagu toas. Need mingid väiksemad sead, osadel ikka isegi päris suured, tavasead lihtsalt. Ja koerad ei ole siis sama. Ja siis aga inimesed söövad ikka seda siga nagu. Seda pidi, jah. Et need ongi eraldi aretatud koerad, keda süüakse. Ja siis aga nagu koerad on vaata nii targad, et ma mõistan see söömise faktor, et keda võiks süüa selle järgi, kui tark keegi nagu on selles toidu ahelas, vaata. Et sellepärast nagu pole vaata kahju eriti kana süüa, sest kana tundub nii loll. Kana on stupid või? Jaa, ta näeb või ta nagu lihtsalt tundub nii loll. Sa oled ja palju veel mul nagu maal kodus on nagu kanad ja nad on nagu üli toredad ja lahedad, aga kui sa oled kanaga piisavalt nagu koos aega võtnud, sa saad aru, et ta on nagu suht loll. Ta roomib lihtsalt ringi nagu. Kanal ei saa mingit trikk õpetada. Ma ei tea, aga see ongi see, et kui ta nii loll on, kindlasti saab, aga see võtab nii kaua rohkem aega, kui näiteks koera lõpetada, kes on ülitarkad. Samas ma olen kuulnud, et sead on ka nagu ülitargad. No võt. Mõtle, sa saaks peekonit süüa siis. Ma eriti söögi peekonit tegelikult. Aga mõtle, lahendus oleks, kui kõik hakkaks veganiteks lihtsalt. Siis jäävad kõik ellu. Vegerestid on mingi meem oli. Ei, ma ei tea, kas see oleks sest siis ongi see, et sa pead hakkama mingi tablakaid sööma kus see teema algas see? Räägime mingi kui rumalad kanad. No kanad on ikka nagu lollid, noh. Millest sigade või see koerte söömine. Jaa, aga ma mõtlen, kuidas veel enne seda me siin nõudsime. Kuskil söödi kasse Ugandas. Jah, minu vabatahtlik üritus õigus, sealt see alguse saime tagasi. Võtame järgmise teema. Aga mis sa siis nagu teinud oled, et sul kogu aeg nii kiire on? Ei olegi muffiga teinud tegelikult. Õhtut montinud. Okei, sul ma ütlesin kipsi ära ju päev ennem või no tegelikult nagu homme peaks võtma aga see on mul 2 päeva vist maas juba. Viljakus? Ei ole, käsin ka. Ta äkki läheb ajapikku. Ta on mõnits valus ka praegu. Mis see seletus on siis? Mis seletus? Vaata, sul tegid mingi polli, et ei saa kätt sirgevaks panna, et nagu milles probleem on, guugeldasid ka või midagi või? Ei guugeldanud, arsti juurde ka ei läinud. Nagu ma arvan, et siin on valesti kasvanud kokku. Tegelikult. Kas see saab juhtuda või? Saab ikka või? Fuck me. Kõrva. Aga võib-olla läheb korda ka veel. Piljardist saab mängida ka taas. Seda proovisin. Okei, aga vaatasid Squid Game'i ära või? Jaa. Mul on veel finaal vaatamata. Mis esimene finaal või? Jah. Me räägime siis sellest uuest. Oleme rääkinud sellest üldse või? Vist või omavahel võib-olla rääkisime. Midagi rääkisime. Et see on täiega põnev. Aga nagu vahepeal ongi liiga rannamäe. Lihtsalt nagu mingi edasi challenge'itega vaata. Mõtle, Mr. Beast tegi Squid Game'i 6 ajaga ja tal kestis see mingi 19 minti, vaata. Ma arvast see on parem isegi. Ja kõik asjad 19 minti. Ja siis nad teevad, Netflix teeb ka vaata mingi 3 aastat hiljem. Ja siis seal on 10 osa, mis on kõik tund aega pikad. 10 fucking osa Squid Game'i peale nagu. Vahepeal lihtsalt Milky on full see kuradi Love Island, vaata. Ja siis teevad jälle mingi cliffhangeri, okei, ma pean vaatama edasi.
Täiesti fucking idioodid. Ma vihkasin seda fucking Ashley't, vaata see, kes saab klaas selle peal. Klaas selle peal, nii. Siin võib tulla spoileri, ma igaks üks see, ja, kes ei läinud, võtnud sammu või? Ja, et kõik pidid vaata võtma. See oli vist ainus spoiler, ka rohkem ei spoili. See oli jah, nõme. Sest ta pärast mingi õigustas ja teisel mingi kogu aeg kaitses teda selle mingi hull mingi kuradi kas niitamine käis, noh. Ja, mulle ka meeldin. See Mai või see Mei või mis ta oli, seda ma vihkan ka. Seda mida? Vihkan ka. Aga raudselt ta võidab ära spoili, aga ma arvan, et võidab. Sest ta on nagu kõige siukse, ma ei tea, miks tema üldse, nagu teised on nii palju paremad olnud. No vaata ära. Ja vaatame siis. Millest me saame rääkida, mida ei spoili. Mida ei pea vaatama. Tegid Disney Plussi endal või? Ei. Ikka veel. Seal oli see Family ka tasuta või? Tasuta, aga jah. No ei näe, kui ma vastan. SAQ on tasuta vist. See oli. Saad kõik ära vaadata ja need sarjad. Ja Dave oli ka seal või? Atlanta ja Dave ja need jah. Disney Plussi peal või? Jah, Dave on üli hea, kellele meeldib Lil Dicky või kes isegi ei tea Lil Dickit, soovitan üli fun siuke sari, tundub nagu päris õnneks. Ja siis Atlanta on see, kus on see Donald Glover, üli põnev. Okei. Aga see seda Hunger Gamesi vaatasid või? Ei, aga võib-olla ma olen tänagi, noh. Täna? Jaa. Pärast. Kell on 6 alles ju. Vaatajatele on tegelikult kell 9 praegu. Miks? Sest nad kuulevad õhtuti seda. Kus seda võtad? Ma ei tea, lambist. Tahtsin üli head meemi sulle teha. No. Vaatamiseks mõte oli see, et nagu kirjelda mulle. Et ma teen selle klipi, vaata. Mis klippi? Nagu seal üks saade on Mikler jumal perse. Nii. Üks saade on Inspire kanalil nimega MasterChef Eesti. Siuke väike low budget. Anna. Tegelikult oli nagu päris. Okei. Eesti MasterChef on. Ja ma olen näinud mingi esimest sooaega vist. Jaa. Nüüd on see teine vaikselt tuleb välja. Sest teises hooajas oli üks klipp. Ma mõtlesin, ma teen nii, et ma mondin selle klipi kokku, toon sulle siia, et räägin, vaata nõnda, teen nagu intro siin ära ja siis paneme selle klipi pärast TikToki koos selle nagu introga, mis ma siin oleks ära teinud. Aga seda Inspire kanalit ei saanud screen recordida. Nagu kohe must, vaata. Saaks mind teloga salvestada, vaata ekraani lihtsalt. Fuck, kui näljak. Okei, järgmisel korral siis. Ma loodan äkki me jõuame veel teha. Mingi kohta käis tuleb juba Inspire poolt, ma arvan. Nii ei tohi samas teha. See ei ole ja see on nagu ikkagi kinosti salvestada ju. See on fair use. On või? Sa tohid kodus telekat salvestada tegelikult muidu. Tõsi? Kes see käeleb? See ongi telekas, jah. See sobib üli hästi sinna videosse ka. Sinna TikToki videosse. Võib-olla kasutangi seda, kui ma selle klipi valmistan. Ja nüüd see tuleb see klipp, vaata. Ja, nüüd tuleb klipp. Okei. Jälgige TikTokis meid siis. Ja siis jääb luupima. Jah, tere viimast videot. Ma panin öösel kell 1 TikToki video, kes teeb nii. Ma ju ütlesin sulle, et kes teeb nii. Ma mõtlesin, et on jumala loogiline selles mõttes, et sa lähed nagu magama voodisse ja siis scrollid TikToki veel mingi tund aega, vaata. Nagu inimesed teevad ja siis jõuab see videos mingi öösel kell 1 enne magama jäämist. Ajumähis uus video. Ja siis jagad sõpradele ka, vaata. Mõni on juba magama läinud, aga ärkab hommikul, mis sa teed asjana, check'id telo. Psühholoogiline mõtlemine on kõik. Palju sa ise saadad TikTok edasi? Ma TikTok ei kasuta. Shortse, vaata. Täpselt. Okei, shortse. Shortse saadan küll. Sullegi saatnud, jah. Ja Instas ka Reelse vahest, vaata, kui mingi naljakas asi on. Aga TikToki panid ka selle või? Jaa, ma tahtsin vaadata, palju nüüd praegu on. Ta nagu ei ole viraliks läinud üldse. Nii, et minge vaadake. Mida võtta, ma panin kogemata mingi story siia, miks see story siin on? Mis ma seda maha saan võtta, vähe lampe? Ei jälik buumeri TikToki kasutamas. Oota. Delete. Nüüd ta mingi teise sapi üldse. Nüüd ta kukutas telefoni maha. Seda lood ette või? Koriseb ja tunnen, kuidas torisen ma näju mutrid. Ma enne panin
Spotify'st enda liked songs käima lihtsalt shuffle'i peal, kuna mul ei ole premiumi. Ja siis tuli see laul, teen kartuleid. Ja mõtlesin, mul on 5 skippi päevas, et seda ei skipi siis. Päevas on 5 või? Ei, või on poole tund, ei. Vist päevas, jah. Ma ei kasuta nii palju Spotify'd, et ma peaks ostma selle. No jah. Sellepärast Spotify Wrapped ongi nii pask. Miks see pask on? Pole pask, jah? Minu stats on pask, sellest ma ei kuule. Aga YouTube oma tegid või? Mul ei ole sellist funktsiooni. Update äppi? Mul ei ole update'i. Mul on kogu aeg sees. Sest et ma isegi guugeldasin, kus seda näha. Nii. Sa oled siin, vaata. Mul ei olnud sellist kohta. Reklaam. Ja siis tuli järsku see näe. See on premium. No võt, mul ei oota, ma pole premium. YouTube Wrapped'ist räägime siis. Sealt mul tuleks päris stats nagu mida ma kuulen. Aga see nagu on muusika kohta, mitte et sa vaatasid Casey Neistat ja mingi kuradi 50 tundi. Jah, aga ma räägin, et ma kuulengi YouTube'ist muusikat ju. Sealt tuleks mu real taste. No ma räägin, aga miks? Panen music. Et ma vaatan korra YouTube. On YouTube update. Tere, ma ongi update. Mul on 8 prossa. Laadit üle. On küll. On. Ülipanev segment kuulejatele. YouTube Wrapped jälle. Eelmine osa just oli mingi tund aega Wrappedit. Ja see osa jätkub. Te ei saa ilma Wrappedita. Wrapped is back. Ma teen Teams ongi... Vaata, mis nüüd juhtub? Selle YouTube Wrappedi theme song tuleb kohe. Okei. See läheb üli kaua, mulle tundub. You and me, we were on YouTube. It was a very fun ride. Please check your YouTube Wrapped and take some snacks like jalapeno wrapped. Or if you're vegan, siis sorry, et siiga söönud. Ei tahtnud sind segada. YouTube Wrapped. Sinu aasta. See ei ole laadinud 2%, mulle tundub selle aega. Kuidas see nii see Wrapped? Ta kogub mu full data praegu. Millest YouTube Wrappedi teha, sellepärast on nii aeglane. Selle peab kõik välja kattima. Mille? Siin ei ole mitte mingit contenti praegu. Ei ole. Ei, ma tegin välja. Me ei katti midagi. Pane Patreoni see. Aitäh meie Patreonid, keda vist ei olegi enam. Vahepeal vist oli jälle paar tükki. Aga see on selles suhtes lahe, et mingi lisakontent on seal alati olemas nagu. Jaa, selles mõttes jah, maha seal. Me tegime ju neid gaming videosi seal Patreonis. Aga ma ei laadinud ühte küljest. Ei laadinud või? Vist küll mitte. Kas see pommimäng ei ole mitte seal või? Sul on YouTube, see Ajumehi, see YouTube. Mul on update. Nii et ma ei saa vaadata. Panen siis korra veel Insta Storisse, muidu inimesed ei märkagi seda üldse. Mul on mingi 3 korda järjest pannud seda ja... Mis asi? Seda Reelsi. See. Lihtsalt. Palju meil vastused on? Üli vähe. Loen vastused ette või? No loe. Küsisin siis Stories Instagramis follow'ga meid ka. Sinu unelmate superstaari kohtunike Rio live. Täpselt seda küsisingi. Stories, mis oleks sinu unelmate superstaari saate kohtunike trio. Ja mõned inimesed on vastanud. Loen need vastused ette. Nii, ja siis kommenteerime igat vastust. Ja esimene on, ütlen ka kes või, ei nime ütle. Ei ütle nime. Prince, Sade ja George Michael. Sul pole YouTube'i seda? Mul on Insta. Kes see Sade on? Ma arvetan Seidi, mitte Sade. Seidi Vooga. Jah. Üli hea trio tegelikult ja Prince, Seidi. Me tegime just paremaks seda. Või siis tema mõtleski seda, ei oskan kirjutada. Oi, Prince, Seidi ja George Michael. God damn. See on banger. Kõik Seidi fännid, kes ei tea, siis kes on Prince. Panen 30 sekundit mingist Spotify kõige populaarsemast loost. Purple Rain. Seal on copyright claim sellele episoodile kohe. Spotify's on juba autoriõigused maas. Seidid me teeme kõik. George Michael tegi selle loo. Ma ei tea. Tere mingi džassi või bluusi on ta?
Bänger trio ju kohtuniku saatesse. Ütleme nii, et tugev algus saatele, tugev algus. Täna saates. Hea tiimi valik, noh. Nii, okei. Esimene Prince, Sadie ja George Michael, davai. Kas Sadie peab ka rääkima inglise keeles või? Või see AI-ga tõlgitakse nagu otse sellesse keelde, kus sa vaatad seda. See on nagu see interdimensional, mis see Rick and Mortis oli, see cable. Oli interdimensional cable või? Interdimensional cable TV. Aga oota, mulle meeldib, et sa ei guugeldanud seda Sade, kes see tegelikult on nagu YouTube'is. Me arvestasime, et on Sadie. No, see on lukus juba, see on nagu me tegime otsusest tähest. Aga kui sa eesti keel, kui sa Google'is paned Sade, sul näitab ilma teadet ju. Näitab päriselt või? Sade ju. Nii, järgmine vastus küsimusele. Me ei kuula Sade. Oota. Järgmine vastus küsimusele. No. Sinu unelmate superstaari kohtunike Rio. Ja järgmine vastus on ei ütle. Nii, ja lähme mänguga edasi. Praegu hoiab teist kohta. Teine koht, auväärne teine koht. Nii, ja järgmine vastaja saates. Oota. Sinu unelmate superstaari kohtunike Rio. Ülipikk nimi. Nii, Piip, Tuut, ehk siis meie ju. Ja Mattias Naan. Ehk episood 10 või? Okei, see just tõusis esimeseks. Meil on siin tekkinud top 3 pronksmedalil, ei ütle. Mulle meeldib, et nagu teine koht. Me teeme enda saadet praegu järgmisele saatele. Me olime enda lemmikud praegu sellest triost. Ja siis nad saavad alles. Teine koht, ei ütle. Ei, sorry, teine koht oli Prince, Sadie ja George Michael. Sadie. Ja esimene koht, Piip Tuut, ehk siis meie ja Mattias Naan. Loodan, et Mattiasel on vaba graafik. Sest osasid tuleb palju. Nii, ja neljas. Kes võib võtta suuresti poodiumi koha, mul on sõuke tunne. Neljas saates sinu unelmate superstaari kohtunike Rio on Taylor Swift, Louis Tomlinson, ta on ise täpsustanud One Directionist, sest ma ei oleks teadnud. Ja Kurt Cobain. Väga huvitav trio. Taylor Swift oli praegu Spotify esimene kõige kuulatum. Time Magazine Person of the Year auhinna sai ka. Ehk väga hea valik. Väga hea valik, nii. See teine, Louis Tomlinson, arvestas, et kumbki meist ei teadnud seda. Ja me kuuleme nagu täiesti erinev muusikat. Siis me peaksime ta asendama kellegagi. Aga ta on ikkagi One Directionist, kes sai ka Staari saates kuulsaks. Ehk me peame asendama teise One Directioni liikmega, keda teavad kõik. See, et Birgit on nagu olnud Superstar saates, see ei tähenda, et nagu kõik kohtunikud peaksid olema selles saates Superstari saate läbinud ise ka. Okei, aga ma tahtsingi oma pointiga jõuda. Kes praegu on see ülikuulus One Directionis, kes teeb soolo? Harry Styles, võt, teda teavad kõik. Ja ka nagu, siis on nagu 2 liiga samat ja siis 3. vaata. Kas Taylor Swift, kuidas ta kuulsaks sai? Ise kirjutas kõik lood ja ta on esimene miljardär, muusikust miljardär, kes on teeninud enda miljardi nagu ainult muusikaga, mitte mingi tossudiilide või asjadega nagu. On tal üldse mingid diile veel või? Ta tegi ju mingi filmi nüüd, mingi staadioni kontserdid välja mind. Jaa, okei. Kontsert ei lähe ka sinna arvesse või? Lihtsalt mussi pealt? Lihtsalt mussi pealt just, jah. Et müünud muusikat just nagu ma arvasin. Samas kontsert on ka muusika müümine, aga ma ei teagi, võib-olla oli seal sees. Taylor on hea nagu. Taylor jääb. Kurt Cobain. Ma arvan, et ta oleks võib-olla liiga depressiivne selle saate jaoks. Kus Kurt oli? Nirvana laulja. See pikkade justega. Jah. See, kes... Kas ta ei ole ka Superstari saates juba olnud kohtunik või? Ta on surnud. Unlucky.
ma ei tea muusikast midagi. Ta tegi enesetapu. Nüüd ma saan aru, miks depressiivne. Nagu see 27 Club, vaata. Jaa, aga see on tark otsus too. Siis ta tuleb nagu surnust tagasi. Sukist on ka vaja. Sellepärast ma ütlengi, et on vaja nagu ühte sellest mingit legendi ka, kes on juba surnud võib-olla. Aga ma võib-olla... Sellepärast ma võtsin ka Kihnu Virvend tiimi. Noh, täpselt. Aga ma arvan, et nagu Kihnu oleks kordades Kihnu oleks Kihnu Virve. Keter Jaani. Kihnu Virve. See ei olnud küll nii. Mida? Ühesõnaga ma rääkisin nagu mingit see kuradi sellesse mingi kõlakotte. Kitarri. Ühesõnaga meie võitjaks osutus ikkagi Beep Tuuti Maatis, vist jah. Saates. Kuigi Taylor Swift, see saab teise koha vist. Ei, see esimene oli ka päris hea ju. Kus Sadie oli? Prince Sadie ja George Michael. Samas nagu George Michael nagu, sa tead nime on ja, aga nägu pidi sa ei teaks. Ja see oleks ka see, et sa viiks kokku nagu, et see on George Michael laul vist. Pigem teil mingi Michael Bublé meelde nagu rohkem. Aga Sadie't teavad kõik. Kõik teavad Sadie't. Plus ta on saarlane ka. Kuigi mind huvitab see sade ikkagi. Minu arust oli mingi laul. Kas ta ei ole Noepiga teinud koos laulu? See või? Ei ole see. Ma ei usu, et see. Ma arvan, see on mingi legend võib-olla ikka keegi. Ma vaatan Google'an ise. Mul on Keter Jaani praegu ees Safaris. Ja, sest ta nimi on Keter Jaani. Esimene sade on Sade Aadu. Nigerian British singer. Tavai. Keda ma mõtlesin? Mul oli mingi teema veel. Kindlasti. Kellega Noep tegi siis loo? Nagu ma ütlesin, meile väga suur muusika teada. Ta Leiva kirjutas. Leival on homme sünnipäev. Oled ka kutsutud vä? Jaa. Üli hea, et sa küsid seda mul nõnda. Oled ka kutsutud vä? Mõtle, kui ma poleks kutsutud. Ja siis see oleks ülihe podcasti teema, mida rääkida. Aga nüüd me saame see oleks nii solvunud teema, vaata. Ei, aga nüüd me räägime sellest, et mis meie sünna ootused on. Siis me saame sünnal ära käia ja rääkida, kuidas sünna on. Ja kui sa ei oleks kutsutud, see oleks ka ülitore vestlus. Fun fact selle sünna kohta, sünnipäev toimub samas kohas, kus Henrik Terras pidas enda sünnipäeva. Wow. Ja Henrik sai 30 ja ka mina olin seal peol. Okay. Ta oli Pihlakuga vaata koos. Ja ma tean, ma ütlesin, et läksid kümpat läänama. Ei nagu, ma ei ole kunagi Henrikult raha küsinud. Ta saab mult igakuiselt jah, ma tahtsin otse makselt ja siis ta vahest tuleb veel küsib ka veel lisaks. Ma mõtlesingi, et läksid kümpat laenama talle tegelikult. Nagu niipidi, jah. Räägime sünna ajakavast äkki. Ei, see ei tundu üldse võitav teema. Ei või? No tore, et sa kutsutud on vähemalt. Ma mõtlen sellist asja nagu, et mis saab Taarast? Taarast? Nagu aju hakkas kenema mingid mõtteid nagu, et uus Taara? Et need Taara jumalad. Et kus see raha nagu tekib, vaata. Mille jaoks? Pandiraha nagu. Nii. Et see, kus see 10 senti sa ju maksad selle poes ise endale. Eks siis sa saad selle tagasi, aga kuidas see poodidest jõuab sinna sellesse kassab tšeki peale jah, eks siis sellele pandi sellele vaata pandi sellele see ettevõte, kes teeb need kuradi pandi silte või? Pandi see sama, kes teeb ka esisilte mitte silte, vaid türa neid fucking pudeleid korjab nagu see masin nii ma hakkasin mõtlema, et türa äkki mingi see Taara, see mingi keskus, kus on pudelid kõik joovad, vaata nad toodavad sellest plastist uusi pudeleid, vaata ja ma arvasin ka ja siis mingi Coca-Cola ostab selle pudeli, vaata nii et laseb sinna uued joogid sisse, vaata aga nagu et siis nad teenivad nagu rämedalt kasumit firma, kes need pudelid toodab, nagu korjab kokku ja müüb Coca-Colale edasi nagu okei.
aga nagu ma ei suutnud välja mõelda ikkagi, kus see nagu mis see jäneseurg lõpeb. See oli nii sügav nagu, aga ma kordagi guugeldanud selle kohta. Väga huvitav teema. Ma ise nagu proovisin mõelda selle peale. Ma arvan, et see ei leiaks isegi guugeldades selle asjale vastust. Kui keegi oskab vastata, siis kirjuta. Kas meil kuulajakirju ei ole tulnud vahepeal või? 0 või? Osad on nagu vastanud nendesse Spotify vastustele. Jah, need on ka mingid pingi. Meil Gmail on täitsa tühi. Ainult spämm. On jah. Minu YouTube äpp ei ole isegi poole peal. Tead seda? Kas me kandideerime? Mis asja, mis net seal on? Ei tea. Kohe in your face lähed sinna podcasteri lehele. Esimene asi, mis ette tuleb. Your top episode was number 40 Ajumehis Mikael Meemaa. It was streamed 999% more than your average episode. Lihtsalt kohe mingi. Ütle lihtsalt näkku ära, et me oleme sitad. Jah. Kas sa kandideerisid Reski Festile meid või? Ajumehisega? Jaa. Okei, siuke meil on. Meil on suur hea meel, et ka sel aastal osales Lava on sinu konkursil niivõrd palju ägedaid ja ambitsioonikaid tegijaid. Paraku ei osutunud ja kandidatuur sel aastal võistis. Seal oli jah siuke asi nagu Lava on sinu või mis see nimi oli? Lava. Ongi Lava. Konkurss Lava. Konkurss Lava on sinu või mingi siuke peaks olema? Lava on sinu jah, konkurss. See ei lugenud edasi. Ei lugenud jah. Et Lava on sinu ja siis ma panin nagu Ajumehise kirjasin. See oli nädalane, mis 2 looga, 2 on meil väljas, lihtsalt lugusid on meil sütaks. Tegelikult on räägitud. Me saaks mingi pool tundi võtta teha, seal oligi, et pool tundi pidi olema materjali. Siis ma panin meie Spotify lingi, et palun saada mingi 1 salvestatud lugu vähemalt teie poolt. Mis neile ei sobinud, dinosaurused ja teenkartuleid nagu 2 fucking bängerit järjest. Kes sai siis siin nagu meie? Onkel ja onkel. Kes need on? Need on kõigustega. Ma tean. Aga naljakas oli, kõigustel oli see, et plakati peal, vaata oli see ajakava, suur selle mingi aia peal. Sinna oli peale jäetud onkel Jonel. Ja siis tüübid ise märkas mingi, andke markerid, kirjutasid ise peale sinna. Kui suur see YouTube jäpp on, ma ei saa? Ma ei saa aru, kus on net nii halb on. Ei saa aru, kus me oleme. Kõige põnevamat asja ootame. YouTube Rapti. Kuulajad on nii elevil praegu. Ma arvan, et kedagi ei huvitagi. Ma vaatasin mingit filmi hiljuti. Aga mis film see oli? Fight Club tahaks öelda, aga ei ole vist. Ammu ootasid Fight Clubi. Jaa, aga ma ütlen, ma räägingi, et ma vaatasin uuesti mingit filmi. Teeks kusepausi. No tee. Teeks nüüd siukses segmendi, et oota, kas YouTube, see pole laandend või? Kohe ütlen, kaugel ta on. Laetud. Nii pikk pismoos. Kumba me teeme 2 valikut praegu, et kas me vaatame, mida ma valime, mida ma kinno olen vaatama. Davai, see tundub põnevam. Ma ei tea, mis teine on midagi. See tundub põnevam. So YouTube Rapt oleks teine. Jaa, kindlasti see asja nagu. Oota, kumb ennem siis? Sinu see pilli. Tavi. Täna kinodes. Mis kino esiteks? Ma panen Tallinn kõik kinod kõigepealt. Davai. Filmid. Ei, kinokava pean panema. Kinokava. Nii. Küsimus, kas sa oled üksi või kellega? Brutaga. Selge, see muudab oluliselt. Nii, esimesena kohe üks Eesti film Nähtamatu võitlus. Kas sa oled näinud seda sa promosid ju? Ma olen näinud seda. Selge. Aga ma oleks vist pettunud, kui praegu õhtul vist läks vaatama seda. See on nagu Eesti filmi. Ei, ta oli nagu lahe uut moodi. Okay. Väga siuke lahe Eesti film, aga ta oli veits liiga siuke nagu ühekülgne. Okay. Et rohkem oleks, või no lihtsalt Monti oleks võinud öelda, kuule, lõikame selle koha välja, nagu teeme sealt lähemaks. Aga praegu ta on ikkagi see top 1 valik, sest meil teisi pole olnud. Teine tuleb ka samal ajal kohe 18.30, kuigi nagu kell on 18.40. Praegu või? Vaata, millest silma jäid.
näljamängud, laululindude ja madude palvad. 18.30, aga äkki tuleb veel ju. Jaa, palun, see on mu top 1 valik. Top 1 valik. Su kaasa on näinud seda filmi nagu varasemaid? Hunger Games. Ja Hunger Gamesi. Me vaatasime küll. Nii, meeldib ei? Aga kas peab väga hästi mäletama, mis eelmistes juhtus? Ei. Täiesti nullist võid ka minna vaatama. Ma ei mäleta võid, nagu aga eriti. see annab juurde palju, kui sa oled näinud nagu varasem. Ei, no sa mäletad. Ma olen isegi raamatut lugenud ja no, esimest. Sa tead, seal on põhimõtteliselt üks karakter on oluline, keda sa pead teadma. Keda siis? No ma ei hakka ütlema, ise saad aru sellest. Snow. No mine vaata, räägime teine. Mine vaata ära täna, me ei pea enam. Okay, nii järgmine film, Talupojad. Filmi... Ei, mine Hunger Games vaatama. Okei. Aga mingi Disney uus film. Ei, mis Disney film? uus film, Soov. Ei, Hunger Games. Esilinastus on ka täna Renaissance. Okei, räägi sellest, võib-olla ikkagi lähete seda vaatama. Milline meelemuutus. Miks ma sisse pean lugema? Okei, siis lähed Hunger Games vaata. Oota, nii avanes. Okei, siin on näite kirjeldusi filmidel siis. Ma ütlen filmid ära ja siis vaatame nende kohta. Paneme praegu nagu pealkirja põhjal top 3 kokku. Davai, sa näed plakatit ka, ma ei näe sedagi. Oota, ma näitan sulle. Ei taha kusjuures. Kuule ka ei näe tegelikult. Täpselt. Nii, Renaissance, a film by kuidas ära? Beyoncé. Beyoncé. Kuidas öeldakse? Beyoncé. See tegi filmi või? Beyoncé, jah. Renaissance, a film by Beyoncé. Okei, cool. Top 1 praegu. Päriselt, kuidas näljamängud olid nii sitad või? Ei. Renaissance on nii hea lihtsalt. Okei, Tänupüha. Mingi jõulufilm. Ei, nagu õudusfilm. Ma võin ainult pealkirja teadma. Fuck. Ikkagi 3. Sama, jõulufilm on minu jaoks õudusfilm, nii et 3. Vihased pühad. Jälle jõulukas. Siis on 3., 4. Dali ootel. Okei. Tahad seda ingliskeelset ka või? Waiting for Dali või? Esperando a Dali. Okei. See annab filmi keelest märku nagu. Okei, señorita amiga. Toste kilomeetri. Mineviku viirastused. Tundub creepy. Mineviku viirastused. Hea nagu nimi. Kas see on Eesti film või? Ei. Väga The Refuge. Annab keele meil. The Refugee või? Refugee on 2 i-ga, see on 1 i-ga. 2 i-ga. Refugee. The Refuge. Ma läheks 4. Vigased pruudid. Ei. Napoleon. Vaata elulugu või? Et miks ta nii lühik on või? Ma olen kuulnud selle kohta. Koogist on film Napoleoni kohta. Seda ma läks kohe, see oleks number 1 praegu. Aga ei, see on see, et nagu, et see ei ole vist päris täpne selle tüübi. Ma vend, kes vaatab eelmine nädal, peaks küsima talt seda. Aga ta ei ole praegu saates. Seega me oleme oma pead. See on, kuhu ma reaalselt praegu jõuaks ka, esimene süke. Okei, enne seda oleks Renaissance'ile ka jõudnud. Ja Napoleon. Kui me selle listiga jätkame, see jõua kuskile. Mingi arvustusi. Nii. Ta on siis nagu see sõda. See sama inimene, jah, see lühike tüüp. Aga prantslased vihkavad seda filmi, seega see ei saa nagu väga hea film olla. Ma tean, see on Briti režissööri poolt tehtud, see, kes tegi Gladiaatori muideks. Gladiaatorit oled näinud. See on banger film. Ja see on nagu hea. Ja ta tegi vist Alieni ka. Ridley Scottist räägin. Ei ole näinud Alieni. Muidugi. Nii. Lillekuu tapjad. Inglise keeles Killers of the Flower Moon. Väga kõva. Sa ei tea selle kohta midagi? Õuduks. Ma ei loe siit, aga ma ütlen, mida ma tean selle kohta. See on Scorsese film. Michael Scorsese. Martin Scorsese. Filmi podcast. Seal mängis DiCaprio, Robert De Niro. Okei, top 1 pina vaatama. Aga see film on 3 tundi pikk. No Oppenheimer oli ka. Jaa, aga täna on reedõhtu. Kus sa kirjad? Kuhugi, aga nagu... Homme on sünna. Kuhu sa oled ennast kutsutud?
Õnneks olen kutsutud nii üllatama panema. Ei no mõtlegi tore podcast oleks, kui sa ei oleks kutsutud ja saaks nii palju lahata. Eelmised elud. Kas kõik mingi sünged tunduvad? Praegu näljamängud on jälle või? Tavai mingi vaatama. Taali jootel jälle. See Taali jootel. Oota, aga vaatame nüüd, kus kinos. Okei, hea kino ka samas. Apollo kino. Näljakad või? Ja, luksussaal. Let's go. Lukssaal, mitte luksussaal. Lukssal. Eelmised elud. Nähtamatu võitlus, palju mineviku viirastused. Aidas on midagi. Wow! Õudus või? Ma ei tea. Aidas on midagi. Aidas on midagi. Inglis keeles there's something in the barn. Ei tundu küll õudne. Happevihm. Wow! Palju skeerib. Täiesti tundmatud minu. Langenud lehed. Tahad originaalkeelt kuulda? Fallen Leaves. Ei, nagu no. Originaal, mitte nagu inglis keel. Okei, nii. Kuoled lehted. Suomelainen filmi. Marvelit. Täis sitkesi vaatama. Ei, tegelikult ei olnud nagu fun vaatamine, aga nagu ebavajalik film. Okay. See on nagu see, et sa oled Tivolisse ja siis tuleb ette see nagu sa oled kõik suured lahedad ära sõitnud, vaata, mida sa oled tahtnud, nagu kohe läksid sisse, nägid, tahad need ära sõita, vaata. Need kuradi rollercoasterid on kõik ära teinud. Ja siis nagu, et ei taha veel koju minna, aga kell on vähe ja sul on vaata neid tasuta pileteid pitaks. Siis lähed, võtad mingi ühe mõttetu. Kuskil sissepääsu juures vasakut kätt kohe, nagu vaata see, et sa kunagi ei näe esimesi neid rollercoasterid Tivoolis. Sa näed alati nagu neid kuradi mingid tagapool viimaseid. Neid pikki haamreid. Jah, haamreid ja neid mingid, see kus ükskord käisin siuksel, mis oli U-kujuline, vaata. Et liikus U-kuju sedast tagasi. Ja siis samal ajal spinnis ka. Ui, rõve. Ja siis see taldrik, nagu siuke taldrik, mis oli U sees ja siis spinnis samal ajal. Ja siis sa oled seal tooli peal ka veel. Ja see tool ka spinnib. Jesus. Palju ketti tuli sealt. Tuli jah. Sõidu ajal või? Pärast ei, sõitsime, kusjuures ma ei kettinudki vist. Aga mu kasuõde lihtsalt tegi ukse lahti ja roopis Prisma-Varkla täis. Ma mõtlesin, et selle karusseli sõidu ajal. Ei, nagu hiljem, vaata, süda läks nii pahaks, et hoidis kinni, selles vanuses suudad. Praegu on mul nii, et mul on Inglismaal autoga sõites, taga istudes, läheb süda pahaks rohkem kui Tivolis. Aga ees pole hullu või? Ees pole hullu. Motion sickness nagu nii hull. See on mingi monteere viga. Võib-olla jah. Aga tegelikult see on mingi kõrva sees on vaata mingi tasakaalu need andurid ja siis need on veits paigast ära. Ja siis kohe kui nagu see, ja see on veel see ka, et nagu su keha, see on kõige rohkem nii, et kui sa oled telos taga istudes sest su silmad näevad telo ei liigu, aga kõrvalt liigub. Et sa oled paigal, vaata, et silmad näevad, et sa oled paigal, aga su keha tunneb, et ta liigub, vaata, et ta käib nagu, no Eestis on pohhuim. Eestis ma saan taga istuda, aga Inglismaal on nii künklik. Okay. Siis ta liigub nagu üles-alla kogu aeg. Ja siis ongi see, et su aju on, või keha on nagu oleks merel, vaata. Ja tead, mis selle vastu aitab. Aga ees oleks ka ju, või nagu ees sa näed siis rohkem. Ees on nagu sa näed rohkem, sul on see peripheral vision. Mis see eesti keeles on? Ma ei tea, paraferaalne. Sa tead, mida ma mõtlen või? See on see, et mis sa näed nagu külgede peal toimuvad. Et sa oled fokusseeritud kui sellele õllepurgile enda käes, aga sa näed ümber nagu selle, kui keegi nagu ründama peaks, vaata. Isegi peaaegu mingi selja taha. Spider-Sense. Spider-Sense. 180 kraadi kält. Ja Spider-Sense on kõige parem. Peripheral vision, ma ei tea, mis eesti keeles siis on. Jätke meile kiri. Jah, palun. Oota, mis ma tahtsin nüüd öelda, et peripheral vision on ja... Nii. Et paha hakkas kuidagi. Jah, et ees olles sul on seda peripheral visionit rohkem. Aga taga ei ole.
taga sa näed ainult külje peal, mis on veel hullem, sest külje peal on nagu see liigub rohkem või tähendab veel kiiremini, et süda läheb pahaks nagu ja ette vaadates sa nagu, kui sa võtad autole ette, siis sa ei tundu, et sõidad kiiresti, aga kui sa kõrvale vaatad, siis läheb mingi nõnda üli kiiresti. Postid kõverad jah ja siis ma ei suutnud nagu tööl käia enam, ma pidin guugeldama mingi, et kuidas saada nagu car sickness'ist lahti, no tegelikult on mingi ravim ka selle jaoks või nagu mingi tablett vaata aga mul seal ei olnud ja mingi võtetele sõites hommikuti pidin alati taga istuma ja siis mul kohe süda maha. Miks see siis on tal? Seal olid tähtsamad ninad? jah alati keegi teine tahtis sa lähed äriredelil töötama selle nimel. No see oli mu esimene filmitöö nagu ja siis jõuasin hommikusöögi sinna, kus on nagu full buffet. Mis sul õhtul siis nagu paha või? Ketti paned või? Kui taga istud? Pea hakkab ringi käima ja seda pahaks ja tahaks nagu ketti panna ja oligi nagu probleem, sest sa jõuad nagu sinna kuradi unit base'i, sul on räme hommikusöök, mingi full buffet, mingi kõik ja kohvisid, kõik ja saiakesi mingid süda on paha vaata nagu ükskõik milles hommikul mõtled, mingi pannkoogid olemas, mingi kuradi full English breakfast olemas võikud, kõike saad teha bakerist toodud saiakesed, ma ei kujuta ette palju see nagu toitu raisku läks ja sa ei saa süüa, sest sa istusid taga sest sul on süda paha ja siis ma guugeldasin nagu, et kuidas seda ei tuleks ja trikk ongi see, et nagu su aju peab olema nagu su kehaga samal levelil, et kui sa vaatad nagu seda telo siis see on paigal, aga sa peadki vaatama nagu ette ainult taga sõites. Aga vaata YouTube'ist telost Car Ride Front View see päästaks, ma arvan yeah. See tuleb katsetada. Muidu ongi see, et sa pead vaatama nagu ette ja siis sa pead jälgima seda horisonti ja see, kui sa jälgid seda, siis su silmad saavad aru ja aju saab aru, et sa liigud ja keha saab ka samal ajal aru, et nad liiguvad koos. Mõtle, sul on varsti ravim selle kohta, siis sa paned autos olles VR-prillid pähe, sul nagu kõik ümberringi näed, et auto liigub katust elavata aga ise saad toimetada selle ekraani peal, mis see on ülijõudne ja see on mingi Black Mirror Black Mirrori uus tulid uus tuli või? Uued tulid suvel see aasta, me pole vaata rääkinud nendest veel need on juba vanad ma isegi mäletan, seal oli, mäletan ainult seda Jessi osa Aaron Paul, vaata, Breaking Badist oota jaa, seda ma vaatasingi aga seda ma vaatan üldse hiljuti see oli suvel, millal me rääkisime suvel sellest ja nagu ma olen nüüd mitu korda nüüd kas see tuli enne või pärast jaanipäeva, ma mäletan enam ma arvan, et pärast enne polnud või? enne või? küll me olime veits vot me ei tea aga jaa, see on kõige parem episood ka sellest viimasest toest mulle mõeldis esimene ka mis see oli? see oli põhimõtteliselt nagu Inception, aga mingi Netflixis see oli ka pull igast inimesest oli oma see seriaal või nagu ei see Everyone Hates, mis ta oli see tšiki nimi mingi Angie või? ei, mingi Angel, ei Joti, Jolene ei, Jonna ma ei Joanna jah, Jonna ma YouTube räpp ei ole veel jaa, nüüd vaatame seda oota, aga seal oli see Bandersnatch oled näinud või? jaa see oli selle vibe'iga veits okei, jah, et kõik kontrollivad, aga Bandersnatchis oli ainult üks level see tähendaks seda, et keegi oleks pidanud meid kontrollima nagu, kes kontrollib Bandersnatchi ühesõnaga, ülihaige osa nagu ja siis kõige lambisem oli vist see libahunt see oli ka viimane see mulle ka nagu see ei olnud Black Mirror see oli mingi teine žanr ta oleks töötanud mingi eraldi minifilmina aga Black Mirrorist ma eeldan nagu et see ei ole reaalne see on liiga fantaasia et nagu tavaliselt on vaata see fiktsioon mis seal on nii süke digitaalne et see võib reaalselt juhtuda aga nagu libahunt see peab mingi väga palju mingeid süste tegema võib-olla kuule aga ma ei leia keri lihtsalt seal feed'is kus kohas? Home'i pealt või? Home'is tuleb kuskilt ette see mul ei ole sükst asja aga ongi samad filmid lihtsalt igal pool siis jah ma pakun välja kas me lähme Hunger Games'i mingi Hunger Games jah mul ei ole YouTube räpperit tee mis tahad ei peab olema no mul ei ole guugeldan äkki sealt ma kirjutasin lihtsalt lähme Hunger Games'i
Rootsid on mingi osalema või? Lähme teeme, kuule lähme metsa, teeme Hunger Games. Mingi Friday night. Mingi sõuke leht on YouTube Rap, see ei tundu väga usaldusväärne. Jonna ei ole päris, sest ei, see ei ole küll. Jonna ei saanud olla, sest ma mõtlesin vist Antidonnat praegu, Antidonna oli lege. Antidonnat ma olen ka vaadanud. Aga tead, mu sõber, mitte sa, aga üks Inglismaal üks käis Antidonna live'il. Ma olen neid ka vaadanud YouTube'ist. Ja tegi story ja live'is. Mõtlen, nad võiks vabalt, huumoriklubi võiks nad Eestisse kutsuda. Jah. Või siis nende kaudu peaks Mikale see ei ole nagu stand-up, ta on nagu ta on comedy show nagu. Samas kui populaarne võib olla siin, ma ei tea nagu. Võiks olla mingi Antidonna Estonia grupp. Pärast olema meie kahekasti seal. Ma oleks üli happy nagu. Neil on üli head YouTube'i videod ka. Tööürike ja vaibiga. Ei, kõik on hea, siitaks head. Aga mul ei ole YouTube rapperit ikkagi, nii et kui sa paned vajutad YouTube on home, nii vajutan double click home, ei vajuta seda üleval YouTube'i nuppu, ei see vist ei ole, vajutan all new to you. Mis new to me? New to you ja on olemas süke. Siin on mingi videod lihtsalt. Aga äkki see tuleb mingi randomly või mis kontoga sees oled? Enda ja Google'ist ei tulnud ka seda, sest ma ei viitsi guugeldada, aga nagu see tundub nii ajuba, et ei ole. Väga huvitav osa jällegi. Aga kui see music, kus sa lähed? Kus see music on? Kuulge, aga lihtsalt fucking kirjutage meile Instagrami DM-idesse, kui selle aega ikka pole sa saanud endal YouTube rapti tehtud. Et kuidas saab, kui äkki keegi on nagu Rootsist viitsinud tegele sellega. Aga ma võtan selle esimese, mis ei olnud väga usaldusväärne sait. Äkki see teeb ise midagi, vaata. Ja äkki toob ise viirused. Ma proovin korra. Ma pean tegema mingid asju, ma ei viitsi. Mul ei ole siis YouTube rapti, väga lahe. Asi, mida ma olen oodanud mingi 10 aastat, seda ei ole. Kus ma saan? Miks sul on ja mul ei ole? Ma mõtlen ka, et ma isegi ei kuule YouTube'is muusikat nagu, et ma saan selle privileegi. Miks mul ei ole? Kas update'i tegi ära või? Pidi tegema, muidu ma saaks appi lahti ja. Oi jah. Mis aasta vahetusel plaanid ära siit? Ma ei tea ju veel. Kõik on lahtised plaanid. On meil juttu või? Ma tahtsin sellest rääkida. Üks teema, mis mul oli 43. episoodi jooksul esimene teema. See on 43 vist või? Üks on et kui sa vaata magad on ja siis sa näed unenägusi ja sa nagu usud neid on ja aga kui sul silmad lahti on, siis sa ei suuda nagu siukest asja ette kujutada. Võitad, kas ma nägin seda kuskil või sa ise rääkisid? Ma kirjutasin sulle sellest vist, mis sa oled mingi, oota ära rohkem räägin podcastis. Nii, kus sa jõudsid sellega? See on nii fucked up ju nagu sa magad. Aga mis asjad siis välja lülituvad kehas, et ma praegu näiteks ei suuda. Aga põhimõtteliselt aju läheb ju sleep mode'i nagu arvuti läheb sleep mode'i, läheb su aju ka. Mu point oli see, et silmad kinni, sa näed ikkagi asju. Aga kui ma praegu panen silmad kinni, siis ma ei suuda ette kujutada nii. Nagu mu unenäos, nagu sa näed unenägusi. Nagu seda reaalsust nagu näha. Ja, sa näed ju päris nägusi, mingi päris olukordi. See on nagu nii alateadus ka, vaata. Ja see on nii haige, mis lugusid see alateadus nagu välja mõtleb, vaata. See ongi. Üks päev ma nägin, et aga ma ütlengi, miks ma praegu silmad kinni panna. Sina või? Unes või? Praegu on vaata Viking Lotos 25 milli. Ma tegin endaga diili, et ma ostan nii kaua Viking Lotot, kuni see 25 milli välja läheb. Just in case. Või siis kuni selle aasta lõpuni. Kuni see Viking Loto see aasta see asi välja tuleb, siis ma rohkem viitsi. Praegu on 25 milli. Nagu hiljuti võitis kuskil mingi Haapsul lähedal mingi tüüp 10 milli. Tegelikult. Ja nagu 10 milli. Sina ja su järgmised 4 põlvkonda teoorias ei peaks tööl käima Eestis nagu. Pluss sõbrad. Pluss, no samas, las nad käivad, nad ei võida seda. Mis sa teed seda räägi? No sõpradel võib olla hea koht, kuhu tulla, sest ma ei käi tööl ja mul on kodus vaba aega ja siis ma
teen neile nagu, jõuan neile ülihead meelelahutust teha, vaata mingi klippe või mingid meemi vaata toota ja siis alati on see mingi, sõbrad tulevad küll, vaata mingid videoid, vaata. Siis mingi vaatad neid alati iga kord näiteks uusi videoid sõpradele. Nice. Teeks mingid rämedad. 25 miljonit praegu või? 25 miljonit praegu. Jesus. 10 oleks see, et sina ja su mingi 4 järgnevat suguvõsa ei pea keegi teil käima. 5. võib-olla võiks hakata nagu keegi nagu mõtlema, mitte tegutsema. Mõtlema. Ja siis paar aastat veel mööda, paar genekat veel mööda. Ja siis keegi peab uuesti hakkama tegutsema ja lotot ostma. Huvitav, kas ta hakkaks lotot ostma, sest ilmselt kui sa lotot oled ostnud, siis sa ei ole nagu väga tark. I mean... Nojah, kui see matemaatiliselt kokku arvutad, siis chance'id on väiksed, aga need on... Ma ütled nagu Sander kunagi on lotot ostnud, aga me vaata ostame kogu aeg. Mis see Sannu? Okei. Tead Sannu? Kõigust või? Jah. Ta on nagu õppinud matemaatikat ülikoolis, mingi 5 aastat enne. Jaa, kui sa nagu maast leiad mingi 2 euri, siis miks mitte see sinna visata? No jah, letosse. See on sinu raha. Okei, ja vaatad, lähed ergioski, mis ma selle 2 euriga teen? Ja vaatad... Hotdogi ka ei saa enam. Kõht on täis tegelikult, aga nagu... See on siuke 2 eurine, et sa pead selle kohe ära kulutama, see põleb ära. Jah. Ehk siis ostad lotot, see põleb anyway ära. Et pohhu ei nagu las põleb, aga sa näed reklaami 25 miljonit ja praegu ongi see, mis mind aja hukt lihtsalt nagu why the fuck nad nagu, kui on ülipikad mingi ülipalju mingi ebaõnnestumise järjest downhill nagu midagi võiks hästi minna nagu ja siis nagu joppa 25 milli ja siis ma nägin unes kust me üldse saime siia ma nägin unes, et sa võitsid selle eest. Tegelikult? Äkki peaks ostma siis? Sa pole ostnud praegu veel? Või? Ja siis sa võitsid ja siis meil tekkis mingi räme piif. Siis ma olen mingi, seda ma lasin sul osta. Holy shit, see oleks nii lahe, kui ma ostan nüüd ausalt nagu. Ja meil tuleb räme piif. Aga me peaks mingi lepingu praegu üritama, et praegu mingi 50%. Ma ei tea, kas ma tahan. Vaata, siit hakkabki piif juba. Siit juba hakkabki piif. Tegelikult mulle sobiks 1%-st. 250 tonni või? Jep, 25, ei oota, 1% on ju 250 tonni. Või oota, 25 tonni. Matemaatikatund. 25 miljon ja siis... Kus see on? Oh. What is 1% of 2 ei, sorry. Siire mingi, what the fuck? What is 1% of 25 million? Ongi 250 000. No siis läks hästi. No ma võtan 1%, 1% 250 000. Kui sa võidan nüüd. Ja meil ei tule seda beefi, mis mul unenäos oli. Okei, me ei pea lepingut tegema. See on audio. See on audio leping praegu. Allkirjastatud. Ma võtaks need failid täna enda kätte. Jõksuks. Sa oled otse koju. Millal see loosimine on siis? Kolmapäeva? Jah. Kas sa nägid unes ka neid numbreid, mis ma panin või? Ei. God damn. Ma lihtsalt nägin, et sa võitsid. Tuleta meelde. Ürita nüüd visualiseerida silmad kinni. See on nagu kes see LHV panga üks tegijatest, loojatest, asutajatest. Ma ei tea. Tal on mingi räme papp on kuskil krüptos kinni. On või? Ja ta ei mäleta parooli ja ta on käinud mingi... ma olen näinud seda saadet. Ta käis kuskil intekat andmas. Jaa, vist oli jah. Oli vist laseris kunagi. Äkki oli laser, jah? Ja siis ta nagu ei saanud seda nagu välja, käis mingi, reaalselt maksis mingitele inimestele, kes nagu mingi tegi mingi psühhoose ja mingi tantramassaasis ja ei tule nagu mingi... Sellepärast oligi Inceptioni masinid praegu. Ta on suht sama palju raha pannud selle alla, kuidas nagu enda mälu parandada, kui nagu kui see, tal seal krüptos on kinni nagu. Jep. Üli ja Netflixi story saaks sellest. Ma arvan, siuksed inimesed on nagu maailmas sitaks nagu. Mingid lambi miljakad, kes oli mingi, okei, paneme mingi 100 tonni. Ei, no nagu see film, mis nüüd tuli, vaata, see Vaba raha. Rumal raha. Vaba raha. See on Eesti oma. Yeah. Ei ole näinud. Einar Kuusk on ka seal. Rumal raha on ka. See on see... Krüptost. Ja, seda ma tahtsin ka minu vaatama, aga ma ei jõudnud. Oota, täna lähete naljamänge vaatama? Ma kirjutasin
nii. Oota, mis mõtlesin? No. Teeme Hunger Games. Jaa, teeme Hunger Games. Oota, aga kui sa oled kinos ära käinud, kas sa siis annad kohe emotsioonid või jätame järgmisesse podcasti nüüd? Ta küsis 21.20 Solaris või 21.05 Plaazas. Plaza on ka mõtlesin minna. Plaza Lux. 21.05. Kuigi Plaza on ka Solaris nüüd ju. Nagu ta ei ole Coca-Cola Plaza. Ma vist teeks nüüd pissi. Võis pean ka uuesti minema, jah? Pissi pärast. Kuradi Taara raisk. Tuli ju see, saatsin ennem selle screenshoti ju, millest teema Vanamehe muusikal. Kas see on väljas, seda saab ka vaata minna juba? Ma tahan rämedalt seda vaata minna. Me teeme rämedalt tasuta promo neile. Millal see tuleb? Ma ei tea, Vanamehe muusikal ma nägin lihtsalt seda, et seal oli pilt Seppo Seemanist, kellel oli full mingi ajuvähk ja siis ta oli jäänud auto alla 2 korda. Süke nägu oli täpselt. Kes see Rein Pakk on? See on see teine tegija või? Vanamehe muutikad? Ma ei mäleta. Oli Rein, ei mingi teine nimi. Rein Pakk, Mikk Mägi on siin. Ma ei tea, kas Rein. Lavaste Ain Mäed. Äkki see Rein on see, kes laulud kirjutas. Kuuleb esimene, esietendus oli esimene, issand, see tuleb nii kaua või? Järgmine aasta november. Aasta pärast on. Lihtsalt praegu hakati piletit müüma. Praegu on aasta lõpuni 10% soodsamalt. Aasta on aasta ette pilet kindlasti ja siis pärast mingi on kallis, see mingi nii kallis, praegu saaks mingi 5 euroga. Klassiks, jah. Võib-olla peakski ära ostma. Ostke kõik Ajumehise fännid ja tulge meie särkidega sinna, sest aasta pärast meil on juba oma merch väljas. Meie merch on need pudelid. Ma täna mõtlesin nende peale. Issand, kus nende hind on tõusnud. Oi. See oli iga päev tõusis euro vist või? Ja keegi, me saame sealt RSS-ist oodata täpselt mitu päeva seal on üleval. Päris hea. Praegu on juba mingi paar tonni vist. Iga päev euro. Paar tonni küll ei ole. Mitu aastat me oleme teinud? 21 vist alustasime. 21 aastat või? 21 aastat, rohkem kui need raadiokahe need, kes nende saanud töökohad kaotasid. See mingi 700 midagi. Ma ise mõtlen 851, mis sa mõtled? Me alustasime kevadel, ma tean. Ei, sa ei tea arvutada pakud midagi. Okei. 699. Launch your podcast for free. Ma arvan, et me oleme alla 2 aastat teinud. Ja küll ma siis sign in siin. Kas seal oli nagu... Oota, miks peale just logisin? Launch your podcast. Mul on olemas konto. Let me in. Sign in või sign up. Vanast ajas üli segadesse mind sind ka või? Sign in või sign up või? Kui sa mingi nagu... Mingi teises klassis ruuni avastasid esimest korda. Tegid kogu aeg uue konto lihtsalt. Sign in või sign up, vaata. Ja siis seal on see... Tere, ma mäletan ka Essa kord tegin ruuni lahti. Jõudsin sinna treeningusse või mis oli, vaata treening seal alguses. Ma tean, et ruunes käib oli mingi level 3 ja said siis päris rohkem. Alguses pead tegema treeningu. Ja see oli nii keeruline, ma ei saa mitte munni käru sellest, vaata. Ja siis ma mängin mingi 5 aastat ja siis sõber andis mingi konto, mis oli mingi Combat 27. Mis see tähendab? No nagu see level, vaata, sul seal mängus. Okay. Ja siis ma mängisin sellega, kuigi ma ise nagu ei oleks treeningustki läbi saanud. Ja siis ma mängisin mingi Combat 27 leveliga, mis rikkusin rämedalt mingi, nagu sa saad skill'e arendada mingit pidi, et tal tekivad mingid tugevused, mingi pured ja mingid asjad sellised nagu mingi... Sa oled rämed nerd. Sa pole mänginud runet või? Ma sain koolitusest läbi ja siis rohkem ei mänginud. Level 3 Combat oli mul. Seal, kus ma tahtsin alustada, aga kõik klassivennad mängisid. Teil mängisid kõik tüübid, jah? Jaa, meil oligi mingi level 99 maxed out kõik asjad. Siis sa said seal membuks veel teha, nagu see on esimene subscription asi, mis sest minu arust see oli nagu ajuvaba, et sa maksad internetis millegi aga inimesed maksid rõõmuga toetki. No, aga see oligi nagu see hetk, sa nagu ei mõtlen üldse selle peale, et raha sulle vähemaks läheb nagu, saad ju asju selle eest nagu, mis mõttes raha läheb? No minu jaoks oli just see, et nagu, et sa saaksid aru, et et kõigi jaoks oli järsku see, et internet on see koht, kus kõik on tasuta, vaata, sest piraatlusest oli sel ajal, vaata, kõik must tuli tasuta sealt, filmid tulid tasuta sealt mujal, kus sa läksid igal pool, sa pidid maksma, sest oli mingi videoplanetis, mingi sassi 60 krooni, mingi päevane, mingi see videokasseti laenutus, vaata, internetis saab tasuta, enne, ja see oli mingi... See on küll rets tegelikult, jah. Mingid tüübid Runescape'i, vaata,
no me kasvame üles, kus olidki filmid ja muss oli tasuta. Ja tänapäeval tundub nii võõras inimestele, et nad peaks maksma mingi filmi eest või mingi muusika eest, ostma plaadi nagu raha hoiab elus seda. Täpselt. Ja siis mulle mingi, sa maksad membuks saamise eest nagu Runeski, mis andis sulle siis lisa ma ei vast isegi Spotify kuridi premiumi, mis on kuridi Rune membuks. Sa Rune membuks on jah. Sa pole isegi Spotify membu. Ja membu oli siis see, et seal mängus oli mingid alad, kuhu vist ei saanud sisse, kui see polnud membu ja mingid skillid veel, mingid lahedamad skillid, mingid parkuurseid teha ja mingid asju, agility ja nende eest sa pidid, et neid arendada, neid leveleid, sa pidid tegema ennast membuks, eks maksma peale, et mängida rohkem. Ja tänapäeval on see nii tavaline, iga mänguga on vaata DLC-d ja see on nagu mängi tule väljagi enne kui DLC-d on juba väljas ja mängud ise on mingi mega kallid ja kuigi see on päris fun ka. Kunagi ma olin räme gamer. Sest nüüd on vaata aru, no isegi see, et sa mängude eest peaks maksma, mida sa ajad nagu mängukoobas on olemas nagu. No see on mõist teine teema ikkagi. miniklipp.com, mäletad seda või? Jaa, mäletan. See toimib siiamaani. Seal ma olen käinud ikka vahepeal. Ma ei imesta üldse. Lihtsalt ei imesta sa puhul. Kes võitis Tetrises meistrivõistlused? Millal? Meistrikud oli vaata, see suur meistrik. Jah, sa võid, sul oli mingi 50 000, sa ei viitsinud rohkem. Kõik tegid mingi alla tonni vist. Osad said 0. Jah, see oli mega kiire, Tetrist ei oska. Ei, see oli mega kiire ja nupud ei töötanud nagu nii hästi. See oli selle OG konsooli või? OG? No nagu OG, no mis kuradi siin on sul Xbox, PlayStation ja OG nagu Kuressaare kesklinnas oli vanast riidepood AG pullkoht, shoutout Edukeskus oli ka kunagi mäletus sama koha peal jah ma mäletan ka isegi lahe logo oli mingi kollas ja sinistega oli võrras see kuradi praegu nagu sa räägiks Humanast rohkem Humana või Ikeast hoopis. Jah. Äkki Ikea sealt varastaski. Mingi rootslane käis vaata Saaremaal Edukeskuses. Taksaklikla. Ma ei tea, kas see rootsi keel. Taksomikke. Edukeskusse. Aga mitu hinnapommi mäletad või? Kuressaares. Hinnapommi pood. Seal, kus Jotter pitsa on praegu. Seal oli kuskil seal läheduses. Hinnapommil oli vaata ajakiri ka. Ei olnud, oli või? Ei, Handyman. Siuke ajakiri oli kunagi mäletad. Tuli postiga ja saad tellida vaata. Enne kui internetis tellimine populaarseks sai. Said ajakirja tellida. Sest isegi nagu praegu kõige tavalisem asi on nagu internetis shoppamine. See, et sa paned enda krediitkaardi või mingi pangakaardi ühendad arvutiga, see oli mingi never vaata. Sa tegid ennast fucking membuks või? Enne. Täna on see, et igal pool on see kuradi otselülitusega. Sul on mingi paned Chrome'i, remember this card, vaata. Igal leheküljel, pum, sotid lähevad, vaata. Aga enne seda aeg oli kodu Antila ja Handyman. No Handyman mind väga ei huvitanud. See on mingi tööriistad ja orgid. Ei, seal olid ju mingi mänguasjad ka, vaata. Ülilahedad asju oli seal. Ja siis no tegelikult, kui sa nüüd mõtled, miks seal mänguasjad on, kui see nimi ongi Handyman, ehk siis peaks olema ainult ehitus mingid kodutarbed on ikka. Õpidki käsi kasutama ja mänguasjadega tegelikult. No võib-olla, siis oli ikka mingid mängutööriistad olid võib-olla. Või see ka, jah. Või lihtsalt õpid nagu, kuidas näpud töötavad. Tatina siis midagi aru. Ja siis olime Soomes ja siis üks peretuttav, kes on nagu mingi natuke soomlane, aga nagu pigem eestlane. On mingi nägi, et meil on see ajakiri Handyman, mis kuradi ajakiri teil siin on? Hundimunn. See on soome keeles hundimunn. Ei, nagu see font oli nii halb, et Handyman nägi välja nagu hundimunn. Ja ma pärast seda ma ei suutnud kordagi nagu seda ajakiri nagu näha, nii nagu ta oli kirjutatud, see font oli reaalselt, ma olen mingi, holy fuck, ongi hundimunn. Sealt algas sinu monteerija karjäär. Jah, see on see, et font
Fontist on kõige tähtsam asi alati. Kuigi ma vihkan fondi valimist, ma alati lasen kellegi teise valida. Mul on mingid lemmikud tekkinud, mida ma kasutan. Mul ongi see, et ma kasutan ühte liiga palju kuskil, siis mul on sellest kohe kopp ees, leia mingi hea ja ma kasutan selle nii üle ja siis ma vihkan seda lõpuni nagu. Vanast oli mingi Impact näiteks põhiasi. Tuleb tutta ette. See millega meeme tehti ja värki. Jah, see full caps. Vist küll, jah. No need OG meemid, vaata. Ja, trollface'id ja need. Ja all tekst, üleval tekst. Nine-gag jääd. Nine-gag. Nine-gag toimub vist siiamaani. Jaa, Facebookis on võtta sealt veel, sul on veel. Ei, ma võtsin Malepurgi. Facebookis on võtta Nine-gag, seal on reaalselt mingid artiklid nüüd ja see on nagu mingi meedia, mingi ettevõtte reaalselt. Tüübid tegid lihtsalt mingi lehekülje, kus on 9 meemi päeva või nagu artiklid. Teab, mis see nimi Nine-gag on või? Ma seletasin Brutale just üks peal seda. Sest seal oli 9 kategooriat või? Ei, 9 nalja oli lehekülje peal nagu. Oli või? Jaa. Ehk siis 9 gags per page ja sellest oli 9gag.com. Seal olid ka mingid mängud või ei olnud? Või see ei olnud seal? Meemid, seal olid meemid ja ma olin nagu räme Nine-gagger, kui see nagu algusaastad olid. Nooremad kuuled ja see muffi kõrvu. Ei, tegelikult see on alles ju veel, samas võib-olla... Jaa, aga ta ongi artiklitega jaoks. No jah, no seda Nine-gag nagu... No YouTube pole ka see YouTube enam, mis ta oli nagu. No tõsi, jah. Nine-gag ja Netflix oli kunagi üldse see, et sa said tellida DVD-sid koju endal postiga. Jaa, see on fucked up, ma ei teadnud seda. Või nagu... Samamoodi nagu valid praegu nagu sealt Netflixist, ma ei tea, mida vaadata, sul oli see ajakirja või mingi asi. Katalogist. Hundimunn nagu olid tööriistu sealt ja siis tuleb postiga DVD ja siis pead tagastama selle postiga. Tagasi ka saatma veel, jah. Teised tahavad ka. Mõtle ongi see, et praegu on see, et vahest hakkab midagi vaatama nüüd 10 minutit türa seikku üldse ei keri. Samamoodi see, pitsa on juba külmata ja aga ei, sa vaatadki 10 minutit, sa vaatad postiga tagasi, ootad päeva, enne sa ei saa järgmist asja valida. Ma arvan, et siis vaadati ikka lõpuni nagu. Nojah, võib-olla. Oled juba makstud sukse eest. Tegelikult vaadati küll videoplanetis ka, vaata, kui sa ikkagi rentisid. Kunagi olite rohkem halbu filme siis? Pigem oli vähem halbu filme, sest see oligi see, et sa pidid riskima sellega, et sind peavad inimesed kinodesse tulema vaatama ja laenutama ka koju. Noh, USAs oli Blockbuster, meil oli Videoplanet. Jah, me saaks ka filmi teha kodus täna. Põhimõtteliselt valmis. Aga siis ei saa nagu, oli ju palju raskem filme teha nagu. Ja tänapäeval saab igaüks teha filmi kas või kodus, panna YouTube'i ja ongi My Short Movie, won my personal favorite video festival award, mida ma ise korraldasin nagu 3 inimesega. Ja paned selle mingi nimeks, mingi official selection Saue Street Festival Award. Filmide kvaliteet on nüüd just halvemaks läinud, sest sul on nii palju kohti ja nõudlust on nii palju, vaata, ongi see, et nagu nii palju filme tehakse, mida keegi vaatagi. No nagu me vaatasime ka ju ainult pealkirju praegu. Me otsustame selle pealkirja järgi otsustame praegu. Noh, seal on vähemalt see pealkiri, ülipalju loebki pealkiri, see pilt, thumbnail, milles YouTube on ülihea thumbnaili, aga Netflixi thumbnailid on ülivasad, aga teadsid, et nagu seda, et erinevatel inimestel on mingitel filmidel erinevad thumbnailid Netflixis. Mis mõttes erinevatel inimestel? Näiteks mul ja sul oleks ilmselt filmil Hangover erinev pilt. Miks? Sest sul on oma algoritm ja mida sa oled vaatanud ja mis sind huvitab. Ja see on Netflixi algoritm. Sa ei teadnud seda või? Ole vaid, see on... Oota, näite korra enda thumbnaili vaatama ka järgi. No me võib-olla oleme sarnased, aga näiteks mul Brutaga on täiesti erinevad thumbnailid. Tegelikult ka või? Kuidas sukka asi? Et see ongi selles mõttes nagu clickbait, vaata, aga nad on ülihitad teinud, et neil ei ole. Vaata, meil oli vahepeal arutelu, et mis on nagu number 1 esimese episoodi selle kuulamiste see on. Oota, mis esimese episoodi? Merchi hind tähendab päevades. Jaa, õigus. Millal esimene episood release? Siin ma ütlen release date, days since release on nii, let's go. Näitab kuulamiste arvu. Mondimehe proloog on nii vähe kuulamisi on, mida fuck. Mis osa see on?
8. Täna kuulan kodus. Peale barbit. Ma teen barbimehist. See on nagu, see on mingi 7 päeva jooksul, sorry. Oota, kus number 1? Keegi on kuulanud 7 päeva jooksul või? Esimest osa. Kahjuks küll. Esimest osa? Jah. Nii podcast'ide Banksy, Ajumees number 1 ja merchi hind on... See oli siis viskipudel või mis see oli? Oli vist on. Pidi vist olema. Igapäevane €, on ja Days Since Release on, sa pakkusid... 700, ei 699. 6, ja mul oli 849. Midagi sellist. Mõlema panin mõõdagades 989. Ui, see on ju pea 3 aastat või? Kohe saab tonnaga kätte ju. Ostke kohe. Praegu on sul see pudel alles üldse või? Jaa. Jaa, alati saab põhjast uue. Ei, me kaunistame selle ära, me paneme kirja sisse. See on nagu selles mõttes sentimentaalne, et sellel on uus story taga, et me viskasime selle vahepeal ära. See on nagu Stara läheb, me ei tea täpselt, kus see läheb, aga nagu... See ei lähe isegi Starasse. Ja, sinna klaasi, sinna purustus, sinna... Ja siis ostsime uue ja arutasime selles osas ka veel. Et see killuke eelmisest Starast on läinud sinna uude Starasse, kindlasti. Me oleme 10 minti aega veel rääkida, sest muidu ei saa YouTube'i panna. YouTube'i panna? Seal on, mõelnud sulle vaata see, meil on YouTube'i konto on Ajumehis. Seal on meie bängerlood esiteks, mõned klipid ja mõned podcast episoodid full osades. Aga see, mille kaudu me laeme enda podcast'e rss.com, ma ei tea, kas on nagu sponsor, aga me maksame neile sega ja see ei ole sponsor. On uus funktsioon, et sa saab panna otse YouTube'i selle. Aga see on kuni 2 tunnine. 2 tunnine, ma tahtsin panna seda meema osa, sest see on 999% rohkem kuulatud kui teised osad, aga üle 2 tunni ei saa panna. See oli 2.37 vist. Aga palju praegu kell on? Või nagu palju saab salvestada? 19.27, seal kell 1.40. Aga sa lõikad välja ka veel? Palju, mingi pissipausid olid ju. Ja vahepeal rääkisin ka. Tavai. Pissipausid. Aga see on vähe. Nojah, siis ei ole tegelikult palju, nii et edaspidised episoodid hakkavad olema meil 2 tunnised, alla selle isegi, sest et Piip langes YouTube'i ohvriks. No samas, kui on üle 2 tunni on hea osa ja me oleme nagu, ja meid kuulatakse normaalselt, siis ju tegelikult võiks panna hoopis võid ise laadida üles. Aga see on töö ja vaev. Ja aega meil pole. Seda meil ei meeldi teha. Meil ei meeldi teha. Meeldi teha. See on töö ja vaev. Teeme nii. Ütle mikrisse ka. See on töö ja vaev, mida meil ei meeldi teha, on loo nimi. Seal on nii pikad nimed asjadel. Tänane episood salvestasime ilma klappideta, me ei kuulnud, kas üldse midagi läbi tuli. Mikrofoni. Heli võib tõesti perest terve võib-olla see episood ei tulegi välja. Aga oota, meil on töö ja vaev, mida meil ei meeldi teha või? Oota, mis oli töö ja vaev? Tere oleks meelest juba. Oota. Meil ei meeldi töö ja vaev. Sest aega meil pole või? Sest seda ma ei viitsi teha. Seda ma ei viitsi teha. Jeha, meile ei meeldi, meile ei meeldi tööd teha. Meile ei meeldi tööd teha ega vaeva näha. Nii et võta kätte reha ja korja kokku lehed sa. Töö ja vaev, mind täidab see mõte ainult raev. Kui ma mõtlen, et töö ja vaev ei ole mingit naeru, on ainult nutt. Ja ainult üks töö ja vaeva jutt, seda meil ei meeldigi teha, sest higine on ju keha. Ja higi järgi lehkan ma, vihkan ma vaeva ja tööd, seda ma ju teen päeval ja ööl. Miks nii palju? Meil parem on see, kui sa kuulda ennast. On jah? Praegu on väga keeruline.
pane üks laul veel, siis meil on aega veel ju. Loo, mida kõik ja on ammu pähe õppinud. Mis laul see on? Ikka see. Pole ammu seda teinud. Oi, selle sõnad on nii... See ei jõua siia, see on nii pikk laul. Aga kõht mul kooriseb ja tunnen, kuidas torisen. Ma ajutrid ammu juba logisevad. Joon siin oma kõrrejooki, varsti on kõht tühi, tooge mulle kooki. Liiga valigani. Ja hästi Üks, kaks, teen kartuleid, panen ketšupit peale, viinereid, aga nüüd on kõrval majonees ketšupiga rosakaste. Pole aimugi astudes poodi, kas teen midagi ma täna teistmoodi. Silme eest mul kirju siin on liiga palju noodi. Oota, mul läks valesti vist. Ei, ma tahtsin vist pausi vaadata, nüüd edasi lasta. Aga mul läksid sõnad ka vist valesti. See on parim versioon sellest loost. Mõtle, kui lõpuks on mingi 100 erinevat versiooni sellest loost. Ilmselt ongi jah. Ta on ka päris hea tegelikult ja siis kõigil on enda lemmik. See on kõige klubi versioon ka jah. Teeks täna mingi uue versiooni tegelikult. Davai, me teeme täna 2 versiooni. See oli siis laul, mis ei jõudnud lõpuni. Ja nüüd tuleb. Vaata, kas pubi või klubi? Või mis versiooni me teeme? Mikker ei kostu kuidagi, suu lähedale. Ja aga kõht mul koriseb ja tunnen, kuidas torisen. See on siuke armastuslaul vibe. Taylor Swift on viimata teema. See oli ikka osa eelmisest loost ja nüüd tuleb päris uus laul siis. Aga kõht mul koriseb, tunnen, kuidas torisen. Ma näljast ajumutrid ammu ilma juba logisevad. Varsti lähen kõhki, võtan kõrrejooki ja siis on kõht tühi, palun tooge kooki. Teen kartuleid ja teen viinereid. Aga nii, ref uuesti. Teen viinereid. Ref uuesti või? Keegi ei kuule lõpuni kui enda on nii fun. Me teeme enda jaoks seda podcasti nagu episood 1. Liiga rõõmus. Ei, ma lihtsalt testin seda. Okei. See oli hea, mis sa tegid praegu enne seda. Teen kartuleid ja teen viinereid. Panen ketšupid peale. Aga nüüd on kõrval majonees ketšupiga roosa kaste. Majonees ketšupiga. Okei. Oota, kust nii? Teine seal. Oota. Ma ei mäleta täpselt, kuidas see käib, aga
läksin poodi, mõtlen, et teeks täna midagigi, kas või kebekestki teistmoodi. Aga ei, mina mu panjahi, my best mates. This is another great fucking day. Teen kartuleid ja siis ma teen viinereid. Panen peale ma ketšupi. Aga nüüd on kõrval majonees ketšupiga roosa sitt. Kõik koos teen kartuleid veel viinereid. Siin on politsei ja meil on reid, et kuulsime, et kartulid on nii head, et lahvatama panevad need sinu pea, nii et keegi ei tohiks neid süüa. Me peaks teid üldse maha lööma, et te viibisite siin päeva ja ööga nii edasi küdes. Teil on siin hea soe, et teeks korra kartuleid ja viinereid ja paneks väikest ketšupit peale. Koos majoneesiga teeme viinereid ja kartuleid ka. Kas see on pigem laul kui dinosaurused? Teeme süüa, et seda saaks müüa Balti jaama turul kartuleid viineritega. Ma tahan seda süüa. Episood 43, aitäh!